donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust! Täna on siis 6. juuni ja ilm tervitas siis täna hommikul meid vihmasajuga. Praegugi veel sabistab natukene, aga loodame, et varsti jääb järele ja saame edasi liikuda. Et täna me siis tahaksime minna Kapri saarele ja anname endast parima, et sinna siis jõuda ja õhtuks Sorrentasse Püdule. Oleme jõudnud siis Napolisse, et tahame minna Kapri saarele, oleme Peverello sadamas ja kuna me minna ei oska, siis nagu siin näha, ees on politseiauto, kes meid siis lubas lahkesti kohale viia, et nüüd me siis sõidame politseiauto järgi, et viib meid õigesse sadamasse siis, kust me praami peale saaksime. Tulid lasi jalga kohe? No, siin on jah, karabineerid on kohal oma autodega. Aga saime siis lõpuks piletid politsei eskordi saatel ilusti õigesse sadamasse. Kohe näidati meile siis ära, et kust piletid osta, millised piletid. Nüüd on siis natuke aega ootame, me peaksime saama siia selle Naiade laeva peale. 12.40 läheb laev välja ja tagasi alles 20.15, nii et neis 58 eurot olid siis edasi-tagasi piletid. Aga see peaks siis Tyrrheni meri olema siin, ma saan aru, jah? Mis meri? Tyrrheni. Vaatsin, aga ma ei lugenud välja. Nii, oleme siis nüüd laeva peal. Ja nagu selgus siis 58 eurot, mis ma enne ütlesin, olid ainult meie enda piletid. Aga selleks, et lõvipoeg ka üle saaks, siis selleks veel eraldi maksma 97 eurot edasi-tagasi lõvipojale. Nii et kallis lõbuautoga sõit. Kaks paagid kütust läks praegu. Jah. Eks see paistab siis, kas see on seda väärt ka, et autoga üle minna üldse, et võib-olla, et on see väga ebamõistlik otsus. Vaatame. Peaks Vesuv olema, jah, ma arvan. See laev pidi sõitma mingi, kas see oli 40 või 50 minutit? 50 minutit vist, jah. Hakkasime siis liikuma. Et sõidame siis vaikselt Kapri saare poole. Arvi ostab kohvi ja vett meile. Siis lähme edasi. Väga kõik terve. Palju kajakaid. Kalad ju. Vaata, kus kalu rabama. Keevutab kalu ülesse. No jah. Linnud ründavad siis kohe laeva. Nagu need Hitchcocki linnud, vaata. Hakkame jõudma siis Kapri saarele, vaata. Sama peaks olema, mis siit teist paistab. Teisi laevu ka, kes tulevad.
oleme siis jõudnud Kaprile ja sõidame laevast välja. Raami pealt välja. Igal juhul on siin väga jah. No vaatame, mis siis edasi saab. Nüüd oleme igal juhul Kapril ja tagasi saame alles õhtul 8:30. Nii et aega meil on siin. Me olemegi hullud, et me autoga siia üldse pressisime. Vaata siin sees. Jah. Võtaks natukene kõrvale. Ja nüüd siis jälle mäest üles. Nii väiksed ja kitsad tänavad. Vastu tulijad tulevad sellise suure hooga. Ma ei tea. 200 meetri pärast suundu vasakule, seejärel võimaluse korral suundu vasakule, seejärel võimaluse korral pööra ümber. Lõpuks saime siis auto siia korraks kuhugi peatada, aga tundub, et see oli tõesti meil praegu suurim viga, mis me teinud oleme, et me siia autoga üldse tulime. Et meil ei ole siin autoga mitte midagi peale hakata. Tulime siis bussiga sealt Anak-Kaprilt Kaprile nüüd. Bussipilet oli 1,80. Aga kui kõrgel see võib olla, seda ma küll ei oska arvata. Sealt ülevalt alla me nüüd tulime igal juhul. Sadam peaks iseenesest siin olema. Nüüd ostsime jälle siis ühed bussipiletid. Loodame nendega sõita Marina Grandele ja sealt siis äkki saaks Sinise Groti juurde. Sealgi ära käidin päev. Sellised bussid siis, sellega peakski saama siis. Piletid ostsime. 27 eurot üks inimene. Ja nüüd siis ootame, et kust ja milline paat meid siis peale võtab. Et seda nagu praegu ei tea jälle. Jube segadus on kogu aeg, nagu mitte midagi ei tea, mis toimub, et jube kehva on see. Itaalia kohta normaalne oleb. No jah. Igal juhul saime siis laeva peale ja nüüd siis mootorpaadi peale õigemini. Ja loodetavasti siis tunni ajaga näidatakse meile see Sinine Grott ära. Yeah. Is it a mythological story? That's why I'm asking, is it true? It's in the Bible. It's not in the Bible, that's for sure. No, I've never heard. Apparently, mermaids, they're evil creatures. Niimoodi tuleb siis ühest paadist teise ronida ringi ise. It's unicorns that are not real mermaids. People have seen them, you know. No one's seen them, man. Wow, in your heart. Nii, me saime siis nüüd ka väiksesse paati ringi ronida. Niimoodi käib siis siin maksmine selle sõidu eest.
26 eurot tuleb siis siin paadis veel maksta. Hakkame siis sisse minema sellesse projekti. 20 meetrit sügavsus pidi olema ja 6 meetrit pikk. Kõik koopad on loodud. Estonia. Jah? Estonia. Meie paadimees oli sees, laulis meile ja väga äge. Väga äge, jah. Ragazzi, ci vediamo domani. Nüüd siis tagasi nii-öelda mandrile siis. Kuigi see pole manner, see on saar ju. Aga ma mõtestan seda, et me oleme nagu Eestis, Estonias, ei ütle neile ikkagi mitte midagi. Ometi tegelikult ju, me oleme juba nii kaua Euroopas, et Itaalia ei ole ju mingisugune, ma ei tea, mis maa. Teeme väga palju. Jah. Saime siis jälle maa peale tagasi. Ja nüüd siis ootame bussi, et sõita Anakaprile vaatama, mis meie lõvipoeg seal teeb. Saime siis oma auto sealt ülevalt Anakaprilt kätte. Praegu veel ühes tükis. Ja nüüd meil on siis natukene aega ja oleme siin Kapri linnas siis, et me mõtlesime, et sööks midagi kusagil, et me ei ole tegelikult hommikust peale midagi söönud, nii nagu hotellis need 2 saiakest saime ja sellega ongi asi piirdunud tänaseks. Kuni siis läheb meie praam ära siit hullumajast. Ja. Näen, nüüd saab tee lahti. Me siis sööme. Siin mingis tänava siin sadama ääres on selline söögikoht, istume siin ja tellisime omale siis värsked apelsinimahlad ja ravioolid. Et siis head isu meile. Kõud on meil nüüd täis. Head ja paremat ja nüüd siis jääb meil veel üle praami oodata, et lihtsalt siin natuke jalutame veel ja põhimõtteliselt varsti lähebki meil praam, nii et ega siin pikka pidu pole enam. Siis peab jõudma Sorrentosse. Ja veel peab jah, kõigepealt praam viib meid siis Napolisse ja sealt siis on Sorrentosse vaja edasi saada. Aga jätame siis Kapriga head aega tänaseks, selleks korraks. Sõidamegi ära siis Kaprilt. Saime siis maha ja nüüd siis üritame leida tee Napolist välja Sorrentoni. Väljas on juba pime. Kell on 9:30 ja loodetavasti, kui kõik läheb hästi, siis 12:30 oleme kohal. Jõudsime siis lõpuks hotelli kohale Sorrentosse. Tuba esmapilgul on normaalne. Mitte eriti suur, aga... Coca-Cola 2 eurot, Fanta 2 eurot. Tubli. Naljakas oli see, et telekapult anti ka receptionist kaasa, et seda pole nagu mujal varem kohanud sellist asja.
aga ega meil siin ei ole ju eriti aega olla, sest et varsti tuleb, kell on juba nii palju, et tuleb magama minna. Ja homme hommikul ju hakkame sõitma juba minema kohe, nii et meid on tasjugi tuppa, nii et eks näis, kuidas saab. Jah. Aga tänaseks siis head ööd ja eks siis homme vaatame päevavalges edasi, mis me siit näeme. Tere hommikust! On uus päev Sorrentos ja väike probleem tekkis meil siin sellega, et siin parklas me vist parkisime öösel kusagil sipelgapesas. Et terve auto oli väikseid sipelgaid täis, mustmiljon sipelgat. Ja nüüd ma ei teagi, et mingid spreid anti meile, et kas sellest on siis abi. Et äkki saab need siis kuidagi ära sealt auto pealt. Aga üldiselt täna on siis pühapäev, 7. juuni ja plaan on siis liikuda täna siit Sorrentost mööda Amalfi rannikut ja Pompei jääks tee peale, Vesuv ja siis õhtuks Napolisse. Hotelli foyer ka. Saab siis päevavalges ka seda hotelli joone. Väike kõrval tänav siin. Meeldivad need lillepõõsad siin, need on nii ilusad. Ja siis hakkame edasi liikuma. Uskumatu on mõelda, et me oleme juba nädal aega reisil olnud. Tegelikult sellist tunnet küll ei ole. Isegi üle nädala tuleb tänasega juba. Otse ringkeelt vasakule maha. Ja need turismibussid ju tulevad ka Sorrentos. Ja hunnik roodjus. Vana mõtleb roosige. Läheb sidusse, no? Kahesaja meetri pärast vasakpööre. Aga kiht on see tee küll. Näe siin. Kurat, seda mõtleb. Siin on suurem. Võtame ka siin. Oota. Näe, väike sisalik. Tee läheb niimoodi. Mingi imelik ais on siin. Ma ei tea. Võib olla. Saab ikka mööda või?
Vaata, kus siin on neid väikseid paatlaevu siin. Sealt me tulime mööda teed minu. Aga noh. Sihukest nahaalsust sai viimati Saksamaal tehtud. No jah. Berliini külje all. Non vedo l'ora di rimanere solo con te per suonarti il mio amore. Sai, Ma ei tea täpselt, mis asulas me oleme, mingi ma asulas. poi mi scaldo. E se la tua aria fresca solletica mi Mingi väike linn tänavad on jälle hästi kitsad. Nagu ikka. Pargivõtti ääres ja siis tulevad suured bussid vastu ja siis tulevad veel rollerid, kes otsustavad, et mõlemas suunas 2 rida on täitsa okei sellisel tänaval ja kuidagi peab läbi saama siit nägemist. Uscire con te sotto la pioggia. Svegliarmi presto la domenica. Puoi amare e proteggere il tuo cane da pulce e zecche con Frontline Combo, che li elimina rapidamente e protegge la casa dopo l'applicazione sull'animale. Mis koht see siis on? Nüüd me oleme sellest Amalfi linnast nüüd juba edasi teisel pool, eks ole. On nii või? Jah. Jõudsime nüüd siis Pompeisse ja sõitsime autoga siia parklasse. Saime lõvile päris hea koha siia puu alla, et päike peale ei paistaks. Ja nüüd siis lähme vaatame, kust me piletit saame osta ja lähme siis vaatame Pompei ka üle. Näed, apelsinid on puu otsas. Apelsinipuud. On siis Pompei väravad, aga selgus, et need on siis praegu kinni, avatakse umbes tunni aja pärast. Aga selles mõttes meil jälle vedas, et öeldi, et täna 7. juunil on sissepääs tasuta. Muidu oleks pidanud raha maksma, aga saame siis tasuta seekord. Aja parajaks tegemiseks võtsime siis siit ühe cappuccino. Me lähme ka vist ilmselt seda sama teed pidi siis sinna sisse. Alla või üles? Ma ei teagi. Lähme käime all ka siis tiiru või? Siin peaks olema siis sissepääs kunagistesse saunadesse. Et vaatame, mis seal sees siis näha on. Aga üldiselt tuli välja siis, et täna on tasuta sissepääs sellepärast, et on muuseumi pühapäev ja see on siis iga kuu esimene pühapäev ongi tasuta, nii et meil vedas lihtsalt sellega seekord. Jääb sul peale ka ilma välguta midagi või? Poole ennast. Ikka annab üles ronida.
Yes. Of course. See siin all on siis nüüd juba kaasaegne Pompei või? Pompei linn. Pompeis on meil siis nüüd käidud. Ja nüüd siis suundume Napolisse oma hotelli. 80 meetri pärast vasakpööre. Näidata, kui õudne see Napoli on siin. See algus, et need teed on nii kohutavad. Teil on kunagi mingi kividest või plaatudest tee olnud. Kuidas inimesed elavad? Jaa, ja need majad, need on ju nii jubedad. Kohutav minu meelest. Lasnamäe on ikka lilleaed selle kõrval, paradiis. Lasnamäe on paradiis. Kohutav. Nii, jõudsime siis Napolisse hotelli. Väga äge tundub see tuba ja kõik, kusjuures tavaline standardtuba. Aga arvestades seda, milline see Napoli väljas oli, siis on see küll täitsa uskumatult ilus. Ja kõik käis nii nagu filmis, et oli see, kes pagasi tõi, pani kõik käru peale ja tõi pagasi meile siia tuppa ja autovõtmed küsis, et tema ise viib auto parklasse alla ja et päris äge. Tippi pidime ka talle viskama. 5 euri või palju sa andsid? 5 eurot. Nüüd ma jään ju peale, ma ei taha video peale jääda. Sina oled video peal, mina ei taha jääda. Ma piilun siit ainult. Ma olen mingi videostaar siis. Ikka movistaar. Aga tundub küll siuke äge. Vaatan, see duširuum on ka siuke kihvte. Siis ikka ma jään peale. Aga veini me sealt kätte ei saa, siis me oleme ikkagi teibu kuskil. Me peaks nüüd poodi minema, meil ei ole süüa ka ju mitte midagi. Näitan siis rõduvaadet ka, mis siit siis avaneb. Et meil on siis siia maja ette kohe ja selline vaade siis. Nii, meie lõvi praegu sõidab minema, meie ise oleme siin, mina olen siin, Arvi on siin ja lõvi läheb. Pagasnikus on pudelid niimoodi, et peaks kompakteerima. See hotellipoiss viib nüüd meie auto kuhugi minema. Kusjuures enne pani kirja, et auto on täiesti korras igalt poolt. Ja kuhu ta sellega nüüd läheb siis? Nojah, ja seal ta läks siis. Tahtsin näidata veel seda Napoli liiklust ja kõike, et see on tegelikult, vaat niimoodi jooksime me ise ka üle tee.
autode vahelt, lihtsalt kuidagi moodi jooksed, vaatad, kas saad üle või ei saa. See on päris õudne ikka. Milline mustus siin igal pool on, see on kõik sodi, mis siin maas on. Ja see liiklus on kohutav, vaata mitmesse ritta nad võtavad, mis siin on nüüd 5 rida, juba 5 rida moodustavad siin. 2 rea peale 5. Ja see on 2-realine tee, eks. See ei ole normaalne ju. Lihtsalt pressivad, sõidavad, tuututavad. Ja siis ma tahtsin sinna kõrvaltänavasse näidata, vaat sellised on need kõrvaltänavad, niimoodi nad siis elavad siin. Sedasi tänava peal, sodi sees. Ja nii on need kõrvaltänavad on kõik sellised. Et ega nad siin jah, tööd vist ei tee ja ma ei tea. Ma arvan, et varastavad ja kerjavad. Kui ma nägin üht, kus olid seal Pompeii koos meiega. Siin hotellis või? See sama või? Jah. No ma viipasin talle tervituseks. Vot selline on see liiklus siin siis. Me käisime poes siin, mingisugune hindude pood oli, väike pood. Aga me saime, mis me tahtsime sealt kätte. Ma ei tea, kas nüüd just seda, mis me tahtsime, aga midagi me saime sealt. Enam vähe. Ja. Käisime siit pizzat ostmas. Kadusid. Meie hotell siis väljapoolt ka, et jääks siis video peale. Una Hotel Napoli. See vist või? See siit. Seal jah. No katsume nüüd elusana teisele poole teed tagasi saada. Õues käisime siis selleks, et tuua endale ehtsat Napoli pizzat. Nüüd hakkame sööma, head isu. Ma siin näitan veel, kuidas need toimetavad siin. Pesevad siin aknaid autodel. Ta seal pakkus lilli keegi, näed. See käib ja pakub lilli siin. Ja see ongi kõige kummalisem, et ostetakse ka ju tegelikult. Siin nad istuvad niimoodi reas. Ämbrid, asjad kõrval. Kui autod seisma jäävad, nii nad kohe toimetavad. Jube tuututamine käib ju kogu aeg ka. Oota, kuskil oli mingi silt nägin, et ühes ei tohtinud tutuda mingis keeles hommikul mingi kelleni. Oli jah? Oli keeles. Nüüd peseb auto seda küljeklaasi ka juba seal punasel autol, vaata. Juba marjaga siin. Meil pesti ju ka klaas niimoodi ära, aga me ei andnud raha, sõitsime minema. Mis asja nad tututavad, nad ise saavad aru või? Signaal on ülitähtis. Aga ma arvan, et lõpetame vist tänaseks ära selle nalja. Ja homme siis sõidame Roomasse. Roomasse. Roomame Roomasse. Aga tänaseks siis head ööd.